Aastaid on räägitud sellest, et Eesti teedele võiks lubada pikemaid autoronge. Nüüd ollakse sellele sammukene lähemal. Ja, ligi 30 aastat Eestis seda teemat arutletud, isiklikult ligi 5 aastat selle teemaga seotud olnud. Oleme jõudnud nüüd sinnamaani, kus eile laekus liiklusseaduse muutmise pakett tähtaega novembri algus, kus siis täpsemad detailid on juba kirja pandud, et ma isiklikult ei ole veel kõiki nüansse veel jõudnud läbi vaadata, aga tõesti info liigub selles suunas, et uuest aastast esimese kvartali jooksul või siis esimese poolaasta jooksul saavad need 25-meetrised 60 tonni täismassiga autorongid Eesti teedel liikuma ja see sisaldaks ka metsaveo ja piimaveo sektorit, mis on siis 20,75 meetrit 60 tonni autoronga. Mida see tähendab Eesti liikluse jaoks? Ega ma arvan, et suurt midagi väga ei tähenda, et neid suuremaid pikemaid ei lubata igale poole nende põhitrassidel. Transpordiamet on kaardistanud ära trassid, kus nad võiks liikuda. On erinevad meetmed, mis võetakse ka veel lisaks tarvitusele, et sõiduk märgistatakse siis ka tagantpoolt, et liiklejal oleks teada, et ees on natukene pikem autorong, et võib-olla mõni sekund läheb kauem aega, et sellest mööda sõita ja samamoodi siis on nõuded ka, ütleme, et rehvide mustrisügavusel võib-olla tulevad autokeskkonnaklassile nii-öelda ohutussüsteemidele ka, et ma eeldan, et liiklusohutuspilt sellest nagu kehvemaks ei lähe, et mujal riikides on sellega hakkama saadud, saame meiega. Milleks selline asi vajalik oleks? See on vajalik selleks, et meil on konkurentsivõimet vaja tõsta, efektiivsust tõsta, autojuhtide puudujääki leevendada, et 2 autorongi teeb 3 autorongi töö sisuliselt ära. Kas tähendab see ka mingisuguste ristmikute ja nii-öelda taristute ümberehitamisi? Ei. Täna on kaardistatud trassid, kus on võimalik nende koosseisudega liigelda, et täiendavad investeeringuid see vaja. Et pigem käib see niimoodi, et kui kusagil on uus trassi taristu ehitus, siis arvestatakse sellega, et suuremad ka seal sõidaksid ja kui see on valmis, siis lubatakse need ka sinna peale. Et tänased kaardistatud trassid on kõik sellised, mis lisainvesteeringuid ei vaja. Mida see meie Eesti teedele teeb? Et siin on hästi palju kirutud seda, et sõidetakse nii-öelda suvega teed rööpasse, et kui nii suured ja rasked lähevad peale, et kas see teid väga lõhkuma ei hakka? Ma kummutaks selle müüdi selles osas kohe ära, et pikem autorong ei tähenda suuremat koormust teede peale, see pigem on ühtlasemalt teljega jaotatud teede peale, ehk siis teljebaasi reegel, ehk siis viimase ja esimese telje vaheline kaugus on ühtlasemalt telgedega nagu ära hajutatud ja see summaarses mõttes tähendab, et 2 korda kauem peavad teed vastu, kui need pikad autorongid lubada Eesti teedele. Mida see ühe autojuhi jaoks tähendab? Kas see tähendab lisakoolitusi ja on see siis keerulisem ka nii suure autoga manööverdada ja sõita? Tegelikult autojuhile, kes seda hakkab rongi juhtima, tegelikult lihtsalt natuke rohkem tähelepanu, natuke rohkem ettemõtlemist. Ehk siis selle autoroolis autojuhi tähtsus suureneb hästi palju. Sa pead lihtsalt ette mõtlema paar sammu. Tegelikult ega seal midagi muud keerulist ei ole. Haagis on sabas, sõidad täpselt samamoodi nagu teiste autodega. Tähendab see teie jaoks lisakoormust, et tuleb hakata nii-öelda juhte ümber õpetama, koolitama? See on mõistlik tegelikult loomulikult, sest et autojuhil jällegi, et talle neid nüansse selgeks teha, loomulikult on vaja natukene koolitada lisa. Täna ta ei ole küll kohustuslik. Täna, kui sa saad C-kategooria load kätte, võid sellega sõita. Aga tõenäoliselt just nende EMS autorongidega tuleb lisakoolituse vajadus.